ma siin tegin arvutimängude arendamise ettevõtte, aga ma ei tea mänguarenduse kohta ja selendati on see ettevõttega siis riskiga. Et risk on järgmine, et koduleht maksab 170 eurot aastas ja koolituse tulud on keskmiselt 3000 eurot aastas, aga sellega on see, et iga aasta ei pruugi saada sinna koolitusi ja õpilasi. Ja see riski suurus on umbes 6%, et ei pruugi enne alati tulla sinna keegi. Ja see soovib olla plussis. Et eesmärk on, et ta jääks plussi. Et ta selles mõttes, et ütleme, et kui me see aasta ei saa õpilasi ja järgmine aasta ka ei saa õpilasi, siis ta miinus 340. Aga tegelikult mul on need kokkulepped olemas. Ja eelmine aasta tuli rahvast täis kõik need töötaad, et kui me nüüd lähen nende kokkuleppedega sinna nendesse koolidesse tutvustama, suure tõenäosusega mõni ikka tuleb ja seda riski jälle ei ole. Ja 6%, et kord on 18 aasta jooksul ta võib failida. Ja siis ma tegingi selle riski eemaldamiseks, tegin 20 aasta plaani. Nii ma vaatan, et väga mõistlik oleks rohkem sinna haridusele keskenduda. Et varem oli hull käidi peale, et meie siin vanemas vanusegrupis oleme hädas, et teenese haridus on, et see aitab meil see vanema vanusegrupi laste mingi enda ettevõtetel olla edukas. Et umbes a la mingi hädas paar. Aga ja et mine otse vanemasse vanusegruppi ja mine täiega haridusse. Aga ma ei tahtnud minna täiega haridusse sellepärast, et see ettevõte oli väga-väga suurelt pühendunud meelelahutusele. Kõik need mängud et inimesi lõbustada, et inimesi meelt lahutada. Ja see oli suurem kõvasti kui see haridusosa. Ja see läks nüüd napilt läbi, et läks läbi, inimestel meeldib, kui neid lõbustatakse. Et isegi need lapsed, kes olid seal haridustöötubades, et need olid kuulusid sellesse siis meelelahutusossa siis selles suhtes, et meelelahutusharidus oli siis see teema tegelikult esimesel õppeaastal. Aga nüüd ma leian, et peaks rohkem keskenduma haridusele endale, aga see ei ole, et ma lähen täiega haridusse ja see ei ole ka minu põhiline tegevus. Põhiline on ikkagi sport, mida ma olen leidnud, mis on tuttavam, et ma ei saa pea ees hüpata tundmatusse mänguarendusse, mida ma ei tea üldse, ja ma ei saa pea ees hüpata haridusse, mis mulle ei meeldiks. Ja pea ees üldiselt, ja ma usun ka ei hüpata haridusse üldiselt. Haridustöötajaks vähemalt. Et seda riski saada korda, siis ma kasutan neid tarkvarasid see lindistamine, mis praegu toimub ja siis YouTube'i video jagamiskeskkond. Et tarkvaras analüüsime, analüüsime, mis on. Et hästi palju leitakse seda intense action'it või et hästi palju on olnud hästi kiiret tegutsemist, millest suur osa on pimesi. Et seda ma olen teadlik, et seda ei pea nii palju tõesti tegema. Osad proovivad ka sellest lahti saada lausa, et kui see intense action on liiga meeletutes kogustes, siis nad ei saa ise löögile oma tarkvara ettevõtetel. Et see omakorda exploitis seda, et kui on ainult intense action, siis see tarkvara jääb välja täiesti, mida ei taheta, sest ülejäänud ettevõtted üldiselt siin piirkonnas on keskendunud siis vanemale vanusegrupile. Mõned üksikud on ka väikestele lastele. Aga väga suur osa on siis keskendub vanemale vanusegrupile. Ja need just on siis huvidel tarkvarast näiteks mängude asemel. Vanema lapsed juba vaatavad tarkvara suunas, väikse lapse vaatavad ainult mängude suunas. Mina olen seal ainult mängudesse, aga nüüd oleks jäänud teine keskenduda haridusele. Ja olla hoolikas. Ma vaatasin, ma siin üsna hoolimatult olen kohelnud oma seda 3-aastasest ettevõtet. See vaadin 17 aastaga, kui praeguses tempos minna, siis peaks olema mingi 50 000 eurot tulu.
ja siis on risk, et mõni aasta on -170, 18 aasta on näiteks -170, enne on olnud 50 000 tulu. Et noh, tundub aga mitte midagi, aga et on üsna kriipiv risk, et nad soovib sellega töötada. Kui on hoolikas hariduses, et kui ma olen hariduses on hoolikas, see on teoorias peaks sinna viima, et siis inimesed võiksid on teoorias rohkem ostis haridust, kui ma olen ise hariduses hoolikas. Et jah, see meelelahutus läks väga suurelt läbi, napilt kuidagi. Ja nüüd tuleks olla hoolikas ja hoolikas hariduses. See on see praegune data.